Tere! Olen Meelis matkasuilat.ee-st. Tutvustan teile 2020 mudeliaasta Haimeri 2 lipulaeva. BMLi 780 on selline ja BMLi 790. Põhimõtteliselt on pikkuselt, laiuselt ühed samad autod, on lihtsalt voodi. Üks on Queenspediga ehk siis keskelt voodiga ja on 790, 780 on pikki vooditega. Neid mõlemid on võimalik saada nii hõbedasena ja standardvärv on neil valge. Kui nüüd vaadata neid autosid lähemalt, nad on iseenesest see Haimeri uue aasta disain, ta on disaini awardi winner, 2020 aasta oma, mudeli aasta oma, et täisintegreeritud disaini poolest on ta tõesti väga ilusaks läinud. Nüüd tagumise osa disain koos selle kaameraga, mis neil on väga hea pildiga, on ta selline, et ta näeb ilus välja. Ja muidugi see asi on ehitatud Mercedes Sprinteri alusraamile. Esisele veolise peale, kuna esisele veolise raamiga saad sa palju mugavama ja mõnusama sõidukogemuse kui tagasila veoga. Nüüd mõlemil autol on suured garaažid, 790 ehk keskelt voodiga on voodi all üles-alla liigutatav, garaaž on selle võrra natukene pluss-miinus suurem väiksem. Garaažide kandevõimed on 350 kilo. Ta on ehitatud Haimeri Pual 2.0 kerelahendusega, mis tähendab seda, et see soojaisolatsioon vastab 80 senti tellisele, ehk siis selline on see soojapidavus. Ja rõhutan veel kord, soojapidavust ei ole vaja ainult talvesõidus, tegelikult on seda vaja ka suvelsõidus, sest me kõik teame, et telgi me võime soojaks kütta, aga telki maha jahutada on juba keerulisem. Nüüd vaatame 780 garaaži. Siin on kasutatud seda heledamat mööblitooni. Garaaž iseenesest on vildiga kaetud. Garaaži kõrgus on 1,23 m, 350 kilo võib juba panna. Suured garaaži uksed mõlemil pool. See on nüüd sisse pandav lisa 5. koha iste. Ehk neid mudeleid on võimalik saada 5 turovööga. See on nüüd topeltpõranda väline luuk, mis asuvad nii vasakul kui paremal pool ja sellele saab veel spetsiaalse väljasõitva sahtlisüsteemi tellida, et tõmbad siit asjad välja ühele poole või teisele poole. Nüüd lähme vaatame seest Masterline'i 780. Sisse minnes uks korralik 600 lai, sääse võrguga, 2 lukustiga. Seda BMLi on võimalik saada 2 moodi värvitooniga mööblit. On Grand Oak ja teine on kõrval heledam mööbel. Ehk siis siin on vahe nendes toonides. See nüüd on see tumedam Grand Oak. Mõlemil sellele vahetund põhjakonda 780 ja 790, mõlemil on võimalik seda samad mööbel. Sellel konkreetsel on lisavarustusena ära jäetud eest alla lastav voodi. Selle asemel on siin ja siin veel suured kapid. Nüüd, mis tal on? Temal on luksus dish, kutsutakse seda sakslaste keeles, ehk siis luksuslaud. Ta on siis samamoodi igatepidi liikuv, ümmargune. Nii, mis selle laua eriliseks teeb, on see, et selle laua võib teha lukustest lahti ja tõmmata natukene lahti, siit veel juurde ja tuleb siia keskmine osa veel. Ehk siis tuleb sellest selline suur laud, kui istuda suurema seltskonnaga. Samas lahti, lükata natuke rohkem, need alla, kokku ja nii väga ikka mugav laud. Korralikud, head istmed, hästi palju. Kõik tehnika asjad on siin põranda alla pandud. Üldse topeltpõrandat on palju. Tal on veel eraldi selline kaardin, mis on alt üles tõmmatav. Et sealt tuleb alla ka elektriline kaardin, millega saab siis selle nagu ööseks Eesti esikaardina pimedaks teha. See on alumiiniumist. Tal on ka jälle rohkem soojapidavus on selle külgede peale. Küljeklaasid on topelt pagetaknad ehk ka veel suuremat soojapidavust. Siia telekas, 32 tolli. Uus trend on see, et ikka pannakse mida suurem, seda uhkem. Ehk väga mõnus vaadata teda siin. Köögis on ka hästi palju sahtleid. Nagu ma alati rõhutanud, sahtlid on peamine, kapid
ei ole just kõige paremad asjad. Need on kõik soft close'id. Külmkapp on Dometic 10. seeria, ehk see tähendab seda, et sa võid teda avada niipidi või ka niipidi. Sama käib ka sügavkülma kohta. Siin on jälle lisapanipaika. Kõik sellised pisipasjad annavad kasutuses väga palju mugavust juurde, mida rohkem seal selliseid pisipanipaik on. Jälle samamoodi, kõik on sahtlitega, mitte ei ole sellised kapid, mis siin alla ära kaavad. See on topeltpõranda panipaik, külgede pealt on luugid, pääseb siia ka juurde. Siin tulebki nüüd see eelis, kui ta on esisillaveoline. Auto raskuskese on madalam. Auto on niimoodi kõik mõjusta palju stabiilsem, kui oleks tagasillaveoline. See on põhjus, miks ei toodeta tagasillaveolise peale eriti neid autosid, sest et see sõidumugavus annab väga palju tunda, just selle kõikuma. Noh, võib-olla, kes on nagu mereveal harjunud sõitma tagumised reisid, sellel on nagu parem. Siin on samamoodi dušš-WC on eraldatav omaette. See on nüüd siis see Queensbed ehk keskel suur voodi, mis on nüüd paljudes nendes autodes seda voodit kasutatakse väga palju, aga sellel on piisavalt ruumi, et ma saan siit ilusti külje pealt läbi ja siia voodisse. Siinpool on veel riidekapid mõlemil pool. Et see voodialune pind raisku ei läheks, saab tõsta madratsi üles natukene. Siin pääseb asjadele ligi. Siin on veel ka sahtlid. Ja siis on see voodi liigutamise mehhanism. Praegult on voodi kõige alumise asendis. WC, hästi suur, mugav, piisavalt palju ruumi. Nüüd duširuum, ka piisavalt suur, ka suure mehe jaoks. Siin on veel pearuumi, siin on veel riidekuivatuspuu, mis on hästi mugav asi. Mis on BMLi ehk siis B-klass Masterline'i üks huvitavaid asju, kui võrrelda täisitega bussid, ta hakkab sellest kohast minema nina kitsamaks ehk annab sellise voolujoolelisema tunde ja see ratta süvend ei ole ees nagu esirattad nii väga kuskil all peidus, annab sellise kompaktsema, üldiselt väga lahedama esiotsa. Nüüd vaatame seda 780, 790 valgeda ja hõbedasena neid koos. Valge esiots ja hõbedane tagumine ots. Noh, värvid on alati maitse küsimus, iseenesest kogu see disainilahendus, on ta valge või hõbe, on ta tõesti ilus ja on seda disaini auhinda väärt. Nii, lähme sisse. Uks on korralik, 600 mm lai, kus mahub õnnusalt käima. See võrk. Nüüd hästi avar salong. Sellel mudelil on nüüd siin see ees voodi, mis käib elektriliselt alla. Korralik suur voodi. Sisseminekuks piisab lihtsalt astud siia ja tuleb peale. Siin on ka redele, kui on väiksemad lapsed. On olemas võrk siia vahele, et ülesse panna. Või on olemas sellised vineerikinnituse servad, mis siia ette panna, kui laps on, et maha ei kukuks. Samamoodi on tal ka olemas väike vänt, kui midagi peaks elektriga juhtuma, siis on võimalik teda käsitsi üles vändata. Eesotsas on nüüd selline avar salong, mis on nüüd siin erinev, siin on tumenahk sisu ja siin on nüüd standardne laud. Kui me vaatasime 790, seal oli see luksusstitch, mis on avatav, selles on tavaline standardne. Mis on alati väga tähtis täisintegreeritud busside puhul, on see, on korralikult isoleeritud, vaikne. Ehk alati, kui selliste klassi masinate puhul on proovisõit ja veel kord proovisõit, see tunnete, mis nende masinate vahe on. Juhtpaneelina, juhtimine, aldeküte, truumagaasi vaheti on peal ja ta näitab siin teil. Kui teil on balloon tühjaks saanud, siis tuleb see punane tuli, kuna see on uus auto, siin pole gaasibaloone taha, tuleb see punane tuli, tähendab seda, et teil on üks balloon läbi, te olete juba reservballooni peal. Telekas on samamoodi nagu 790, siin elektriline. Nüüd ainuke vahe on see, et see nüüd on heledama mööblidekooriga. Kui 700, neid mõlemid on võimalik saada ka nii heleda kui tumeda mööblidekooriga. See on täpselt sama köögi osa ja see muu esimene osa on neil täpselt identne. Samamoodi on see Dometic 10. seeria külmkapp. Siin tuleb nüüd vahe sisse, et
kui meil oli 790 siin välja sõitvad saated, siis siin on riidekapp. Sellel on nüüd köögis lisana siin selline väikene lisa välja sõitev osa. Ja kuna temal ei ole keskel voodit, ehk selle võrraga on siia ruumi natuke rohkem antud pliita mõlemile poole ja natuke töötasapinda tuli juurde ja ka see kapp on natuke suurem. Mis on jälle tähtis, vaheriiulitega, mitte üks kõrge, kus asjad on lihtsalt kõrge hunnik üksteise otsas või midagi ei saa panna eriti. Dušš-WC eraldi, samamoodi on uksega eraldatav. Korralik voodi, pehme madrats, tekstiil on laes seintes. Nüüd siin on sama uks, riidekapp, kus on üles tõstetav. Siin on nüüd lisapadjad, millega saab teha eest voodist veel, ette lauast voodi ja siia vahele on ka lisapadi olemas, millega saab siis selle tagumise voodi teha täiesti suureks 3 inimese voodiks. Ka siin on veel lisauks, et võib ka eraldada selle voodi osa. Siit saab nüüd tagavoodisse teise teleka tõmmata, mis tõmbad siia, on hea vaadata. WC samamoodi korralikult suur, ruumi on siin ka suuremal mehel. Täiesti vabalt. Duširuum. Nagu näha, ei ole suurt probleemi siin olla, toimetada täiesti piisav ruum. Olen Meelis matkasuvilat.ee-st. Vaadake meie kodulehte, vaadake meie YouTube'i kanalit, kus on alati uuemad videod, uuemat infot matkasuvilate kohta. Aitäh teile! Tänud tähelepanu eest ja jälgige matkasuvilat.ee, kus alati rohkem infot.